autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Cupra garaaž on avatud. Tule ja koge teistmoodi tunnet teistmoodi autosalongis. Oled oodatud, isegi kui sa ei sõida veel Cupraga. Meie hubane atmosfäär, stiilne interiöör ja meeleolukas muusika on kõigi jaoks. Sõida läbi Cupra garaaž, Sõpruse puiestee 170 Tallinnas. Nii, tere kuulajad, autotund eetris. Autotund eetris paar päeva võib-olla hiljem, kui olete harjunud. Põhjuseks see, et viibisin soojal maal, kaunis Barcelona linnas ja sõitsin seal Volvo uue elektriautoga EX30 ja mõtlesime, et ärme hakka siis saadet ette tegema, vaid pigem teeme saate järgi, et saaks siis sellest autost rääkida, sest et tal on päris paar sellist märgilist asja. Selle puhul üks on see, et kui ma ei eksi, siis meil tuli vestlust välja, tegemist on hetkel Volvo kõige odavam autoga. Ja arvestades, et tegemist on elektriautoga, siis see näitab, hinnakirja järgi XC40, mis on tavaline väike linnamaastur, hakkab umbes 2000 euro võrra kallimast kohast. Nii et võib-olla väike siukene intrigeeriv avaldus kohe saate algusesse ja siis saate lõpus räägime, mis siis selle raha eest saab. Aga teisel pool üle interneti oma kodust on Martin Mets ja võtame siis oma nädala nägemused asjadest. Mul on siukene kaks asja. Esiteks, mul on siuke tunne, et äkki ma ei teagi, mida teha, et ma nüüd ei saa ju sõitmata jätta, aga pärast seda, kui ma saabusin reede öösel hilja Barcelonast ja olen nüüd 2 päeva siin Tallinna linnas liigelnud, asju ajanud, toimetanud, siis ma olen näinud enda ees juhtumas 3 avariid. Mitte üldse rasked, kõige klassikalisem pleki mõlkimised. Üks oli selline, et seal Tulika tänaval suunaga siis sinna Sõpruse puiestee poole keegi hakkas tegema nagu läks sinna 2 sõiduraja vahele, et teha vasakpööret ja siis tema taga, ma ei tea, kas olukorda selles mõttes ei näinud, et kas ta ei näidanud suunda või oli tagasõitja liiga lähedal. Läks seal kohe kõvaks arvete klaarimiseks, oli näha, et keegi ei olnud rahul olukorraga. Esimest, ma ei mäleta, oligi niimoodi, et põhimõtteliselt ma juhtumas ei näinud, aga ma nägin seda, kui juba nagu tuldi autost välja, klassikaline, eks ju. Ja 3. oli täna hommikul Telliskivi tänaval seal, kus on mööblimaja, on üks jalakäijate ülekäik suunaga sinna Roka poole. Ja jällegi, piki vahe, ilmselt juht vahtis ringi niimoodi, et üks inimene hakkas üle tee minema, esimene auto pidurdas ja teine auto, õnneks oli tal linnamaastur, eks ju, hea põhjus, ostke kõik linnamaastureid, keeras lihtsalt selle suure hange otsa, et ta jõudis reageerida, et kokkupõrget ei toimunud, aga see CRV istus seal hange otsas. Seda sama viimast ma nägin tegelikult ise ka just, mitte sama olukorda, vaid täpselt samasugust olukorda küll meil toimetuse lähedal, kui ma 4 päeva sealt töölt ära tulin. 2 autot olid ennast kitsale teele suutnud kõrvuti parkida, üks küll trammiteele, et seal trammitee pole mõeldud autoga sõitmiseks. Ja tundus samamoodi, peale vaates on juba näha, et selline klassikaline olukord, kus ikkagi piki vahe ja libedus ja ma ei teagi, kuhu sa sellega jõuda tahad, et... Ei, ma tahtsin lihtsalt, ma ei tea, kuhu ta on jõudnud, esiteks see Honda CRV takurdes sealt hange otsast alla ja pole täda midagi. Ma tahan lihtsalt jõud sellele, et äkki, kas mina olen see, kes toob õnnetusi, et ma ei tohiks äkki liigelda, et teistel inimestel läheb minu pärast halvasti. Ühes minu lemmikraamatus oli kunagi üks tegelane, üks rekkajuht, see on välja mõeldud raamat, mitte mingi dokumentaal, kes sõitis rekkaga kogu aeg läbi Ameerika ja kogu aeg sadas. Tema elus kogu aeg ainult sadas vihma. Tal oli välja mõeldud nagu see legend on, et Eskimodel on mingi 40 sõna erineva lume jaoks. Temal oli ka kõikide vihmaliikide jaoks oli eraldi sõna. Ja lihtsalt ta kahjuks ise ei teadnud seda, et ta on tegelikult vihmajumal. Et seal, kus tema põhjustaski seda vihma, aga kuna tegemist raamatuga, kus ütleme, jumalad olid kadunud ja
alustanud oma elu kuskil tavaliste inimestena ja paljud seda isegi ei teadnud, et nad seda on. Siis, nii, sina siis oled meil kokkupõrke tema oli jumal. vihmajumal. Sina oled meil kokkupõrk. Ma loodaks, et mitte. Aga rääkides sellest kokkupõrgetest. Ma tahtsin ka sinna jõuda, mis juhtus täpselt eelmise saate ajal, kui me lindistasime, siis seal Eesti inimesed kõige paremini teavad seda kohta, kui see koht, kus IKEA on. Et seal selle 2+2 maantee peal Tallinna ringil juhtus selline korralik ahelavarii, mida tegelikult Eestis õnneks juhtub ju päris harva. Selle kohta tuli ka üks pardakaamera video ja no, ma ei tea, mul on tunne, et sul on nagu selle kohta rohkem öelda, aga mul on tunne, et siin nagu juhtub, et ongi kõik. No jah, seda me saates eelmine kord otse kajastasime, aga ja ma kirjutasin ikkagi, mulle meeldib ka intrigeerida ja inimesi närvi ajada ja siis nad kõik kommenteerivad ja siis me saame liiklust, eks ju, aga olgu see selleks. Tegelikult mind päriselt ajas natukene vihaseks, et tõesti, seal pardakaamera videost vaatad, muidugi see juht oleks võinud sõita aeglasemalt. Tõesti tuiskas ja niimoodi, aga lihtsalt see pärast, kuidas nagu otse, kes seal siis lõpuks süüdi on, eks ju, kas teehooldus või autojuhid või keegi oli, ma ei tea, purjus ka, eks ma arvan, et seda nagu puslet, kui 25 autot kokku põrkavad, lahendatakse siin veel nädalaid kogu see järjekord ja vaadatakse neid kaameraid üle. Aga kuidagi nagu nii politsei kui transpordiamet, eriti see politsei väljend oli, et hästi jälle see natuke patroniseeriv kuskil selles X-is või Twitteris, mis ta on praegu, et edaspidi siis see talv aeglaselt ja ettevaatlikult. Ja siis mul nagu viskas nagu kaane maha, et iga jumala kord, kui midagi juhtub, et ma ei tea, võib-olla kas me eelmine kord isegi selleni jõudsime, aga ma vist rääkisin ka sellest mustast jääst või asjast, et ei ole, selles mõttes, et äkki ma seal loos tõin ka välja, et eesti keeles ja paljudes teistes keeles ongi sellepärast välja mõeldud sõna õnnetus. Et kui me jälle selle nagu ajame autojuhi kaela, kui tee, mis nägi välja täiesti tavaline, muidugi tuisk, aga come on, meil on talvel väga palju tuisuilmu. Ja kui me nüüd iga tuisuilmaga hakkame sõitma 30-ga, et see ei vii ka ju kuhugi. Et äkki lihtsalt keegi ei olegi süüdi kohati. Või kui siis, ma ei tea, et küsisime ka, et seal teehooldus oli, ikka keegi oli kuskil 8.50 midagi käinud vaatamas ja et seda, ei saagi. Öeldi, et soola hakatakse panema nii-öelda tuisu sisse, ehk siis, kui juba mingi lumekiht on maas, sest et muidu seal tuul puhub selle soola kõik minema. Aga et üks juht võib eksida ja võib-olla oligi seal 1 või 2 juhti, kes sõitsid ka lubatust kiiremini ja kogu selle möllu seal nagu käima panid. Vabalt võib olla, ma ei ütle, et nüüd nii ei olnud. Aga kuniks keegi ei tea, siis pandi jällegi kogu süü autojuhtidele. 25 autojuhti oleks pidanud aru saama, et tee on täiesti ootamatult libedaks läinud. Kuradi must jää tekibki ootamatult. Ja võib-olla ma eelmine kord rääkisin, ma räägin uuesti, kõik ei ole püsikuulajad, et ma tulin ükspäev Pärnust ja kuna ma tunnen oma autot nii hästi ja ta on natuke madalam sport, ma sain aru, et auto ujub ja ma sain aru, et on must jää. Aga kui sa sõidad mingi kuradi vana kaupikuga või sa sõidad esimest aastat, sul on see esimene talv või sa satud kord aastas selle musta jää peale, siis sa ei tea ju seda. Ja siis sa saadki siis teada, kui sealt tuisust sulle ilmuvad mingid autod vastu ja sul võib olla tohutu pidurdusmaa, kui tegemist oleks kuiva maanteega, et sa ei sõida teadlikult kellelgi nagu sabas kinni. Aga kui on nii rets must jää, nagu seal oli, sest pardakaamera videost oli näha, et sellel juhil oli aega põigelda, ta veel tundus justkui, et kas ma lähen vasakule, kas ma lähen paremale, et tal oli aega, aga kui sul lihtsalt nii must jää, sa ei saa midagi teha. Ja et ma ei tea, äkki me nimetame seda, kuniks me asjaolust ei tea lihtsalt õnnetuseks, mitte ei pane nagu, seal ma arvan, paljud inimesed julgenud kunagi rooli minna. Ja siis just kui keegi noomib kuklas jälle, et vale sõidukiiruse valisid. Ma ei tea, isegi kui sealt keegi tuli 70-ga, ega ta ka pidama poleks saanud. Kusjuures ega minul ei ole nagu selle nädala kohta midagi eriti muud rääkides. Mina käisin ka Pärnus ja pärast sõitsin Rakvere peale tagasi Tallinnast. Ja tee oli ikka väga halb, eriti sinna sõites, sellepärast, et oligi selline suur tuisk neljapäeval ja nähtavus oli täiesti olematu. Aga samas ei olnud libe. Aga kõik sõitsid ettevaatlikult väga sellepärast, et lihtsalt
vastu tulevate autode tulesid ei olnudki näha enne kui 100 meetrit sisuliselt või võib-olla isegi vähem. Ja ega nagu, noh, see ongi mingi hetk, kus see oli nagu see hetk, kus ei olnud tee peal ühtegi hullu. Kõik olid mega rahulikud, oli pikk rivi, olid korralikult pikki vahed ja siis oligi nagu kõik liiklejad võtsid väga-väga rahulikult seda ja libe ei olnud. Ja tagasi tulles oli väga huvitav sellepärast, et noh, ongi see väike Eesti, kas siin on mingi erinev teehooldus või milles see asi on, ilm tundub täpselt sama, vaatad see sama mingi -15. Pool teed on selline, et noh, sõidad seal 90, võib-olla isegi nõksa peale, seal väga kenasti. Ja ühel hetkel on see täpselt, et tunned, et oi, aga nüüd ju ujub. Tundub, kõik on samamoodi, aga nüüd järsku ujub ja siis saad aru, et täiesti järgmised 30 kilomeetrit on selline, et okei, nüüd peaks isegi võib-olla 70 peale siin mingitel hetkedel tõmbama. Sobib hästi järgmine uudis, mis tuli siis, kui mina reisitsin välismaal ja ma isegi ei tea, kui palju sellel on mingit tagasisidet või asju tulnud, aga et Tallinnas siis see aasta jätkatakse sellega, et hakatakse linnas lubatud tippkiirusi alla tooma või piirkiirusi ja sisuliselt kogu kesklinn, välja arvatud Reidi tee, läheb kas 30 või 40 kilomeetrit tunnis suurim lubatud kiirus. Ja mina kesklinna elanikuna, kes siin tihti liikleb ja ma ütlen, et täiesti ükskõik. Selles mõttes, võiks 50 sõita, eks ma sõidaks 50, aga see nüüd, kui mõnes kohas on 30 või 40, et ei muutu mu elu sellest, ei paremaks ega halvemaks. Kindlasti mingi hetk ajab närvi, kui ma näiteks tulen öösel kell 2 kuskilt ja pean seal sõitma jumala tühjadel teedel, eks ju, 30 või 40. Ja kui siis võib-olla unustadki ära ja saad veel trahvi ka, küllap ma siis vannun enda peas. Aga kui ma mõtlen igapäevast nagu sellist liiklust, kus ikkagi on teised autod ka teel, siis mingit vahet ei ole. Nagunii ei saa kiiremini sõita. Ja Tallinna linn, see Tallinna kesklinn on suurte metropolide mõistes ka nii väike, et see, et kui ma nagu mööda Liivalaiat, mis nüüd Liivalaia muutub 40-seks, Jõe pronksi ka, et kui ma sealt siis üles sinna Sikupilli ja Tartu maantee otsale 50 asemel võin sõita 40-ga, jumal temaga. Midagi mulle elus ei muutu. See ongi see, et tegelikult, et ega reaalses liikluses muutub väga vähe, et tegelikult ju muutubki seal, okei, Liivalaial sa saad ka teinekord ikkagi päris rahulikult 50-ga sõita. Saad, aga lihtsalt see tänav ise on, eks ju, paar kilomeetrit pikk, et seal ei muutu ja olles hästi küüniline, et natuke muutub see, et lihtsalt Liivalaial nüüd 70 asemel, eks ju, või 60 asemel, sõidetakse võib-olla 50 või alla selle. Ja ma tean, et keegi ju välja ei ütle, aga küllap sellega kind of arvestataksegi. Et kui oleks see probleem veel suurem, siis kunagi tõmmatakse siis 20 peale, et kõik juhid sõidaksid tublisti näiteks 33-ga. Et ma ei ütle, et see kõik nüüd nii tehke, aga ma pigem räägin sellisest reaalsest olukorrast. Vähemalt sellisel öisel ja pimedal ajal, selles mõttes, kui liiklust ei ole. Ja kui see liiklus on umbes, siis me liigume seal kõik nii umbes 10 kilomeetrit tunnis. Kuskil see, millal need kohaliku omavalitsuse valimised olid, igal juhul meil saates külas käisid Reformierakonnast Peeter Pärtel Pere ja Keskerakonnast oli vist abilinnapea Novikov. See saade õnnestus mul õnneks puududa, ma olin vist oma pikal puhkusel. Ma ei tea. Igal juhul, mis sellega oli väga, väga naljakas on see lihtsalt, see nüüd, ma ei teagi, palju see nüüd tegelikult meid siin puudutab, aga lihtsalt see on naljakas kõrvalt vaadata, et vahepeal, kui see muidu ära olid, siis tuli ka veel uudis, et uut trammiteed kavandatakse sinna Pelguranda ja sinna Puhangu kanti ja kuskil oli midagi veel. Aga, et mis see nali on selles, et vahepeal on nüüd Keskerakond on üle võtnud kõik need Reformierakonna jutupunktid, et juba käis jutt sellest, kuidas Keskerakond teeb 15 minuti linna selle trammide ja kõigega. Nüüd on kõik need kiirusepiirangud, mille kohta mäletan, et varem Keskerakond ei tahtnud nendega üldse tegemist teha. Nüüd nad teevad neid kiirusepiiranguid, siis igale poole sinna, kus trammiteed tulevad ja sinna tuleb haljastus ja rohelus ja kõik on väga okei, selles mõttes mul isegi, ma ei nori isegi üldse mitte tegelikult seda, aga
aga see on lihtsalt nagu selline naljakas asi, mis tegelikult see diskussioon kõik, et kui siin Tallinnas tulevad järgmised kohalikud omavalitsuse valimised järgmise aasta lõpus vist olid, et siis, et kuhu me selleks hetkeks oleme jõudnud ja tegelikult see autostumine, liiklus, et see jääb ilmselt üheks väga keskseks teemaks siin ja saab näha, et kuhu see selleks ajaks tegelikult välja viib, et see 30, 40 ja 50 alad need siin, see kõik on tegelikult ju osa sellest ja asjast, mis meid kõiki puudutab. Mind huvitab lihtsalt see, et kuna kohalikel omavalitsustel on nüüd tegelikult ju see kiiruskaamerate lisamise õigus ka, et sellega ka tulu koguda, siis saab näha, et kuidas nad ikkagi sellesse suhtuvad kõige selle asjas. Rääkisin ükspäev ühe inimesega, kellega me tihti igasuguseid linna ja liikluse teemasid arutame. Helistas mulle mingis teises küsimuses ja siis jäime lobisema. Ja ta tõi huvitav asja välja, et tegelikult, ilmselt on see kuskil projekteerimises, hanke dokumendid, kõik nagu kirja pandud ja nii, aga et tegelikult on täiesti mõttetu asi on Tallinna linnas need muutuvad ehk siis elektroonilised kiirusmärgid. Ehk et kas keegi on kunagi näiteks näinud, et Reidi teel on lubatud sõita 70-ga või? Et need märgid lihtsalt on seal ja näitavad kogu aeg täpselt sama kiirust. Muudetakse seal Tammsaare teel mingi hetk on. Aga see on ka tegelikult nagu selline, et Tallinna linnas, et ma ei saanudki aru, et kas sellest on ka tegelikult juttu olnud ja võib-olla tulevikus neid enam nii palju nagu ei pressita, võib-olla see odavam ehitada ka, aga et need võiks Tallinnast kõik maha kruvida ja anda need nii-öelda kinkida Transpordiametile, et pange need kuskile sinna, kus neid vaja on näiteks sinna. Kurna lõigul tuleb. Siin võib-olla see on, vaata, et kui on ees mingi ummik, õnnetus, et kui seal nagu mingid süsteemid on ikkagi taga. Saaks mingid teateid edastada, et nüüd see ikka 20-ga. Aga see, et sul ongi projekteeritud tee sõit 50 ja 70 kilti tunnis, et see on jällegi, seal on tihti, et kiirem tee, siis nõuab ka natuke teistsuguseid tingimusi, et pole pointi. Eriti Tallinna, ma vist mäletaks, see oli Viin Austrias. Sõitsin mingit Euroopa trippi ja siis põhimõtteliselt paned nagu läbi Viini, ma ei tea, kas ta täpselt keskelt läheb. Sisuliselt suur kiirtee, eks ju. Siis on see point, et sõidad küll kiiresti läbi linna, aga vahepeal tuleb seal kiirusi muuta. Aga Tallinnas see küll väga, ma ei tea, võib-olla Järvevana teel, aga see selleks. Nii, autodest ka. Liiklusest läheb meil alati niimoodi lobisemiseks. Üks statistika. Jah, tegelikult see statistika tuli juba vist detsembri lõpus ja oli selles mõttes selline asi, mis läbi interneti käis, läks nagu nugasoojast võist, et igal juhul et Tesla Model 3 on Saksamaal tehnoülevaatustel kõige rohkem läbi kukkunud uus auto, et see on siis 3-4 aasta vanused autod, et seal Tesla Model 3 on kõige kehvem, isegi kehvem kui Dacia Logan ja on väga palju läbi kukkunud. Põhjuseks on see, et pidurid on kehvad, vedrustus on kehv ja veel erinevaid hädasid, nii et esimesel korral seal vist isegi ligi 15% kukub läbi väga uutest autodest. See tundus kummaline ja samas selge, et Tesla on selle Model 3-ga seal mingid otseteid ikkagi ju hinna pärast teinud ja meid siis hakkas huvitama, et aga Eestis on ka need Model 3-d ju teedel olnud ja peaksid juba oma esimesele päris ülevaatusele minema pärast seda, kui nad on sõitmas käinud. Ja mis siis selgus? Selgus see, et Eestis kahjuks, selles mõttes statistika mõttes kahjuks on veel liiga vähe autosid, et sealt mingit järeldust teha, et on eelmisel aastal teostati 37 Tesla Model 3 tehnoülevaatust ja kordusülevaatusel ei suunatud neid ühtegi. Arvestades, eks ju, et 37 on lihtsalt nii olematu number, arvestades, et neid ju on müüdud miljoneid. Et siit ei saagi midagi tulla, aga põhivead, mis siis seal sakslased välja tõid, et see on see tehnoülevaatus, et ega seal ka, et see ei ole nagu see ostueelne, kus võetakse eriti põhjalikult ette, aga probleeme põhjustas nõrgad pidurid, et
kuna elektriautod kasutavad hästi palju rekuperatiiv või sellist regenereeri, pühapäev ma ei oska seda sõna öelda. Aga et tavapidurid siis selgitatakse, et seisavad pikalt jõude ja kaotavad oma efektiivsuse. Ma ei tea, kas siin mingit tehnilist loogikat on selles selgituses, me selle portaalist võtsime. Ja teine on, et arvukalt vigasid ka vedrustusega, mis ei pea vastu akude suure kaalu tõttu, mis on nagu iseenesest loogiline ja olevat just Model 3, mitte teiste Teslade häda. Ja eks nüüd tuligi ju siin sügisel tuligi välja põhimõtteliselt, mitte uus Model 3, aga korralik facelift, kus siis väidetavalt on ikkagi kõike muudetud, et vedrustus parem, kõike on parendatud, et ega arvestades, et mingit autofirma on, eks ju, mis ta on, veits üle 10 aasta vana ja nagu tohutus koguses autosid on ju toodetud alla 10 aasta. Et siis kohe ehitada valmis auto, mis oleks ka vastupidavus asjade tipus, nii võimeks oli isegi Elon Musk, et ilmselgelt läks seal ju kogu aur sellele, et ehitada valmis elektriauto, kus oleks väga head akud, kus oleks väga hea kõik see tarkvara, kõik see ja kõik, mis sinna ümber läheb, on midagi peab olema, sest sa ei saa ainult akude ja mootoriga sõita. Ja sealt siis tõenäoliselt need asjad on, et sul ei ole 30, 40 või 110 aastat kogemust, kus sa tead täpselt, milline see pidur siis peab olema või vedrustus. Aga jah, et Eestis otseselt midagi praegult ei ole näha. Eraldi teema on need mingid kereprobleemid, mis on jällegi sellised, et mingitel üksikutel tootmishetkedel, kus siis seal natuke see asi ei töötanud ja need ilmselt hakkavad hiljem ka välja tulema. Et kas kuskilt siis kere jäikus pole enam sama või miskilt on midagi lausa lahti logisenud, aga see on praegult siin spekulatsioon. Et ma ei ütle, et see nii on, aga seda on lihtsalt interneedusest näha olnud. Vot, et siis teate, et kui toote omale välismaalt kasutatud Model 3, siis laske see kindlasti korralikult üle vaadata, et ei oleks teil sellist kehva Model 3. Nii, veel elektriautodest, terve saade on ainult elektriautodest, aga nii see on. Huvitav uudis. Veebruaris alustatakse Eestis järjekordse Hiina elektriauto müüki. Hakatakse neid müüma Autospiritis. International Motors Nordic Baltikumi müügidirektor Ringo Rahumeel on saatnud siin kommenteerinud seda. Tegemist on siis sellise autoga nagu GVM Ora 03. GVM on suur Hiina tohutu hiiglaslik autotootja Great Wall Motor. GVM, eks ju, nüüd on Eestis GVM, KGM, et kergeks BMW, kergeks asi ei lähe. Ora 03 on selline küllaltki kompaktne, Martin seda sõna ei salli, ütleme siis väike. Väike, jah, kompaktne väike turundustermin. Mul ei ole neid mõõtmeid sul siin praegult võrdluseks võtta, aga see peaks olema, ütleme selline Peugeot E208 või isegi natuke suurem. Ja 20 centimeetrit pikem kui E208, ma otsisin tegelikult need numbrid välja. 4,2 meetrit, mis on tegelikult täpselt sama pikk kui Volvo EX30, millest hakkame saate lõpus rääkima, nii et nii pisike polegi. Selle sõidulatus on kahte eri tüüpi akut või suurusega, 48 ja 63 kilovatti. Ja võimaldab sõita 310 või 420 kilomeetrit. Täiesti tavaline, nagu nad siin kõik on. Kuigi ma ütlen, et siin jah, sellise, loogiline, kõik loogiline. Kui kellelgi see sõna Ora on tuttav, kes on ikkagi väga süvitsi automaailmas, siis tegelikult seda autot on Euroopas juba müüdud ja sellel oli palju kihvtim nimi. Sellel oli, ma ei mäleta kumba pidi see oli, kas Funky Cat Ora või Ora Funky Cat, ehk nagu funky, nagu lahe kass Ora. Ma ei tea, kas tuli klientide tagasisidet, need üksikud, kes ostsid, ei. Tõsine värk on, see auto värk on tõsine lämma. Just, et muidu on jube kihvt auto, aga tead, jube piinlik on alati öelda, et mu auto nimi on Funky Cat. Kuulge, esiteks välja näeb see juba funky. Peabki olema, aga olgu. Nüüd on selle nimi Ora 03.
no las ta siis olla. Aga mis selle uudise juures on oluline? Ütlen selle ka ära, et kui kellelgi on nagu kahtlus, et kas ma julgen nii, et 5 aastat tehase garantiid ilma läbisõidupiiranguta. Palun, akudel 8 aastat või kuni 160 000. Aga on öeldud, et täisvarustuses GVM Ora 03 jaehind on 29 995 eurot. Ma eeldan, et see on siis see väiksema akuga, kuigi siin on kirjas täisvarustuses. Raske. Ma saatsin selle või tahtsin seda küsimust esitada, aga ma ei saanud telefonidel ringot kätte toopäev. Ühesõnaga 30 000, aga turule toomise faasis on tutvumishind 25 000 eurot. Ja lahutame sealt nüüd maha selle ostutoetuse. See tähendab seda, et sa saad, kui see on selle väiksema akuga versioon, siis sa saad umbes 300 kilomeetrit läbiva, talvel pakun alla 200, elektriauto 21 000 euroga. Ja kui ma peast mäletan, siis see Dacia Spring, mis oli ideena täitsa kihvt kontseptsioon, aga kahjuks, kui me sellega sõitsime, siis toona vist ta tuli ka 18 000 eurosena turule. Nüüd on selle hind tõusnud. Ja see Spring oli pigem nagu, kuidas ma ütlen, ta oli pigem nagu mopeedauto. Pigem mopeedauto, mis sõitis ka 120-ga. Muidugi palju, issand, ta puhus sooja ja kõik oli, aga see oli ka selline talvine aeg. Ja kui ma sellega kiirteel, ma jõudsin nagu siis peale sõit, eks ju, kiirendusrada, jõudsin kiirteele. Ja kui see mingi tuulehoog tuli ja nagu paugu ära pani, siis ma tundsin küll, et linnas okei, mingeid asju vedada või tõesti lihtsalt nagu sõita kodust tööle 10-20 kilomeetrit. Aga maanteele ma eales selle autoga ei tahaks minna. Siis nüüd selle Funky Cat Oraga, mis on, eks ju, nagu ma ütlesin, Volvo X30-ga sama mõõtu ja ma saan selle 21 000 euroga. Nüüd me räägime päriselt odavast elektriautost. Ja isegi kui see soodushind ära lõpeb ja 25 000 eurot, siis Dacia Springi hinna võtsin praegult on 22 590 ja sealt siis lahutame maha see 4000 ostutoetust, eks ju. Et päris huvitav, et sisust esimene Hiina elektriauto, mis praegult tuleb siis turule lõpuks sellise hinnaga, mille pärast need kohalikud või siis Euroopa autotootjad muretsevad, et issand, et see on nii ebaaus, et neil on seal kõik tootmine on hoopis kahtlasem ja nii ja saavad hoopis odavamalt müüa. Veebruarist peaks juba jõudma, 10. veebruar. Tuleb ka, aasta keskel tuleb ka pistikhübriid Vei, GVM Vei, aga ja see GVM ma siin ükspäevast vaatasin, sain kutse selle auto nii-öelda esitlusele pressikonverentsile ja kus see toimub? See toimub ennem Eesti muusika auhindade jagamist Unibet Arenal. Et GVM on Eesti muusika auhindade peasponsor või üks sponsor, ma ei teaks peasponsor, aga nagu et täiesti uus firma on tulnud nii tugevalt, et otse nii-öelda Eesti meelelahutusskeene toetajaks. Väga julge. See on tegelikult nagu sa ütlesidki, et turule toomise faasis on see hind nii odav ja eks see on vaata nagu paratamatus, et kui sa tahad tegelikult tulla sisuliselt ikkagi tundmatu brändiga Eesti turule, siis sa pead tegema sellist väga kõva turundust ja osa sellest turundusest on kindlasti see, et selle auto hind peabki olema odav ja neid autosid peabki olema ikkagi tänavapildis ka näha. Et mõnes mõttes okei, et kui me räägime siin väga luksuslikest mingitest ma ei tea, Lamborghinidest, siis okei, et seda ei ole tänaval vaja näha selleks, et sa teaksid, et oi, ma tahaks seda osta. Aga ütleme, et sellise GVM Ora jaoks on ikkagi see nagu möödapääsmatu, et neid autosid peab olema tänavapildis näha, et inimesed julgeksid neid osta. Et see tänavapildis nägemine annab selle kindlustunde, et need autod sõidavad, nad päriselt olemas, neid saab kasutada. Inimene liigub siin ühest kohast teise selle autoga ja see on nagu äärmiselt vajalik. Tegelikult, kui nad tahaksid ikkagi sellist korralikku turundust teha, siis need hiinlased võiksid ju nii palju peale maksta ka, et tõesti neid võiks 10 000 euroga ka osta.
just selleks, et müüme esimesed 110 000 euroga sisuliselt. Ja no okei, see 10 000 euro asemel tundub, nüüd et see, kui ma selle hinnakirja vaatan, siis ma arvan, et see 10 000 eurot on juba selle hiinlastel kuskile sisse arvestatud juba nagu selle turunduskuludeks. Ja, et see on täitsa võimalik, et okei, nad ongi praegu selle 25 peale läinud, miinus ostutoetus on ju, aga ütleme, et ma ei ole kindel, et sellest piisab. Teistpidi ma ütlen, et kas sellest piisab, sest 25 000 eest võid sa saada veel tegelikult ju hoopis teistsuguseid, isegi uusi autosid. Tõsi, nad ei oleks elektriauto. Just. Nii, aga oleme siin keerutanud ümber selle Volvo mitut ringi. Volvo EX30. Tegelikult on see auto juba ka Eestis kohal. Salongis saab seda vaadata. Ma ei tea, kas neil proovisõiduauto ka juba on. Järgmine nädal samuti suur esitlus tulemas. Olen ka kutse saanud, aga vist ei lähe, sest ma nägin seda nüüd autot väga palju seest ja väljast. Kellel on võimalus, trükiks sisse Volvo EX30. Et tegemist on loomulikult linnamaasturliku või siis crossoveri stiilis autoga. Selline natuke kõrgem, kompaktsem. Aga jällegi siin fakt autosõpradele, et ma siin tahan ühte asja ikkagi veel vaadata. Kes mäletab sellist autot nagu Volvo C40, ei C30. C30, kas see on üks sellise autosid? Pisike, millel oli selline langev tagaluuk, selline kaheukseline. Ja need isegi üllatavalt kallid on isegi tegelikult need siin, ütleme, päevi näinud peast ikkagi. Ma just ühte hiljuti vaatasin, mis oli isegi sinna 15 000 ligi, vanust oli 10 aastat rohkem vist äkki. Kaheukseline kupee auto, muidugi tal oli tagaiste ka, on põhimõtteliselt, me seal uurisime koha peal, guugeldasime ja 5-6 sentimeetrit olenevalt mudeli aastast, põhimõtteliselt tikutopsi jagu pikem kui see Volvo EX30, mis on päris huvitav, sest Volvo, EX30 näeb välja ikka pigem nagu suur ja täismõõdus auto. Kas ta siis on? No ütleme nii, et ma olen siin natukene aastatega ümber hinnanud seda, et ei, selles mõttes, kui mina istme tagaistmel, lapsed saavad ikka sõita. Jaa, saavadki. Et selles autos saavad lapsed tagaistmel vabalt sõita, aga me peame panema paika selle mingi laste vanuse või sellise asja enne, kui me siin nagu mingid hinnanguid anname. Sest et minul on laps 2 sentimeetrit pikem juba kui mina, 1,85 m. Ütleme niimoodi, et tal ei oleks seal tagaistmel väga mugav. Et pearuumi on, aga põlveruumi ikkagi, siis mina peaksin ees, kuigi ma olen nagu nii väga selline suhteliselt roolile lähedal istuja, siis mina peaksin ikkagi ees hakkama järeleandmisi tegema enda perfektsest sõiduasendist. Et ta võib kasutada pereautona, kui sul, või siis teise, mis iganes elustiil on, eks ju, kui sul ei ole veel väga pikad lapsed. Et jah, et sealt on näha, et see 5-6 sentimeetrit, mis C30 pikem oli, et tegelikult oleks võib-olla võinud selle EX30 anda. Aga pagasiruum seal juures on täiesti okei. Et ta ei ole selline, et viskad ainult oma selle lennuki käsi pagasi sisse või mingi portfelli ja ongi kõik. Et pagasiruum oli okei. Aga kuidas see nagu oma suuruselt paiknenud selle Volvol on need C40 ja see XC40 on ka elektriline variant? No nendest ongi kröömikene vist on väiksem. Et kui me tahame eetrisse vaikust, siis ma hakkan guugeldama, kahjuks mul see jäi praegu tegemata. Ärme tee. Seda Volvot saab osta siis 3 eri versioonis, pluss siis varustuspaketid. Et kõige tavalisem on 1 mootoriga ja väiksema akuga versioon. Kujuta ette, 1 mootoriga auto kiirendus on ikkagi 5,7 sekundit 100-ni. Nii et Volvo on läinud ka pigem seda võimsuse teed, et mitte, et 5,7 on tegelikult igas maailmas täiesti piisav. Paljude jaoks isegi liig. Aga ta on tagaveoline ja sõiduulatus sellel väiksemal akul on siis kuni 344. 51 kilovatt-tunnine aku. Selline tavaline, nagu siin just rääkisime, Funky Catora ja E2008 ja kõik see kamp.
See, millega meie siis seal sõitsime, olid 2 järgmist. Ehk siis ühe mootoriga, seesama tagaveoline, aga extended range ehk siis suurem aku, 69 kilovatt-tundi, millel on sõiduulatus kuni 475. Elektrienergiaga linnas öeldakse siin 660. Ehk siis selline juba sinna Hyundai Kona, Kia e-Niro, kõik see kamp. Et kiirendus 5,3 sajani. Ja siis on ladvaõun, nelikveoline Twin Motor Performance, mis kiirendab 3,6 sekundiga sajani. Sõiduulatus kuni 450. Ja siin on nüüd see koht, kus ma ütlen, et ma ei taha tegelikult selle pisikese linnamaasturiga kiirendada 3,6 sekundit sajani. No, nagu ühtegi olukorda ei ole, kus me proovisime seda. Jube kihvt, läheb küll. Õudselt kihvt. Aga ma ei taha seda iga päev teha. Samas, võib-olla ma tahaks ikkagi nelikvedu, eks ju. Sest need tagaveolist elektrikat tihti, nad hästi hea elektroonika, nad ei lähe sul tee pealt kuhugi, aga sa tegelikult ikkagi tunned, et sul on see nagu... Ma ütlen, mul alati ootan hirmuga, millal ma esimest korda. Ma kartsin seda selle ID-bussiga, mis oli see Volkswagen ID-buss, mis tagaveoline. Just seda hetke, kus sa tagurdad nagu näiteks natukene liiga suure kalde alla, talvisel ajal. Et sa ei ole otseselt, sa ei tagurda lumme kinni, aga tee on kaldes ja sul on ainult tagavedu ja siis sa seal niimoodi põtkid kuskil, ei sa edasi ega tagasi. Nii et mina tahaks seda tavalist single motor või tähendab tavalist extended range'i ja nelikveolisena, aga miks ta nii kuradi võimas peab olema? 315 kilovatti versus sellel teisel 200 kilovatti. Et nagu ei taha, et ei ole vaja. Naljakas paljudele, kes pole kunagi elektriautoga sõitnud, saad oma nalja ära teha, aga et nagu see kõige magusam valik on minu jaoks nagu sellest EX hinnakirjast puudu. Pikk sõiduulatus, nelikvedu, aga mõistlik võimsus. Näiteks huvitav fakt, et see Honda CR-V uus, millest on olemas nii tavahübriid kui pistikhübriid. Ja kui enamikel automarkidel on pistikhübriid alati siis kohe jälle mingi, ma ei tea, pluss 100 kilovatti võimsust, siis Hondal ei ole nende kahel autol põhimõtteliselt mingit võimsuse ega erilist kiirenduse vahet. Kiirendus natuke parem on, sest tal on see elekter taga. Ja jumala mõistlik lahendus. Et kui ma ostan selle plugin või pistikhübriidis, ma ostan sellepärast, et sõita mingeid distantsi elektriga. Mitte selleks, et teha sellest mingit nagu püssi. Et võt, aga on sul küsimusi vahepeal tekkinud? Ma siin soolotan, sa oled vahepeal, said käia võiku teha. Ei, ma tegelikult lihtsalt vaatasin ka seda Volvo mudelirivi ja natukene nagu laiemalt, et ma ise olen seda V60 Recharge'i olen nagu vaadanud siin vahepeal ja mõelnud, aga nagu ikka vaatad ja mõtled on ju. Aga tegelikult võib-olla laiemalt, et kui ma ütlesingi neid teisi mudeleid siia kõrvale, et näed C40 Recharge ja see XC40 elektrine variant, mis värk seal Volvol nagu nende mudelitega on, et nüüd on selge, et EX30, EX90, et see on mingi täiselektriline selline sari, aga samas C40 Recharge on täiselektriline, aga siis mingid, ma ei tea, XC60 Recharge või V60 Recharge, kus on üks nimi taga, mis ühel juhul tähendab ühte asja pistikhübriid ja teisel juhul tähendab täiselektrilist. No eks nad on selles üleminekufaasis, et aastaks 2030 meile seal öeldi, Volvol on kõik elektriline. Et need XC60 ja asjad on lihtsalt praegult piisavalt uued, et neid ei ole mõtet kohe nagu müügilt ära korjata, aga selle kohta, mis on nii-öelda lähiaastate plaan, et kas tuleb ka täiselektriline kohe ütleme siis EX60 või mis sinna vahele tulevad, et sedaanid ja universaalid juba ju need 70 või 90 korjati Inglismaal nagu müügist ära, ma ei tea, kas Eestis veel on. Siis on ma just part näen, pistikhübriid küll. Jah, et Volvo on ikkagi täiega minemas elektriliseks. Nüüd see EX30 seest on valinud siis moodsa Tesla tee või siis moodsa elektriauto tee, et üks suur ekraan. Juhi ees ei olegi ekraani, kiirust näed ka selle kesk-ekraani pealt ja õnneks kangid on ikkagi olemas, seal käigukang ja suunatuled ja kõik on seal niimoodi roolisamba küljes. Aga muus mõttes megapuhas disain, hästi skandinaavelik, näidati meile seal presentatsioonil 4 erinevat nii-öelda kandikut, kus siis peal olid 4 erineva
salongi stiili materjalid, et noh, mis on tehtud seal vanadest teksadest ja mis on tehtud vanadest kalavõrkudest ja noh, hästi ilus Volvo disain seest, et öelda ei ole midagi, aga lisaks siis sellele, et ta ei ole väga suur auto seest, ma saan aru, mida minimalistlikum auto sa teed, tegelikult seda odavam sul on seda teha ja sellepärast ongi see elektriauto hetkel Volvo kõige soodsam, eks ju, auto, sest simplify, lihtsalt tee kõik hästi lihtsaks. Näiteks, ja siit tuleb minu kui ma ütlen, kõige suurem kriitika, kus tegelikult võib-olla nüüd ei oleks pidanud hakkama seda minimalismi tegema ja see on heli, ehk siis kõlarid ja kõik see. Ehk Volvo ustes ei ole, issand, ma ei teagi, kuidas tagaistmel, aga Volvo ustes põhimõtteliselt ei ole kõlareid ja ei ole ka mingeid nuppe. Ehk siis aknad käivad alla keskkonsooli juures olevatest nuppudest ja kahjuks on valitud see lollakas Volkswageni lähenemine, et sul on 2 nuppu ja kui sa tahad tagaaknaid juhtida, siis sa pead eraldi vajutama mingit nuppu, et siis need samad nupud toimivad tagaankendele. Kus asuvad tagaakna nupud, ma kahjuks unustasin vaadata. Aga ustes ei ole ei kõlareid ega nuppe. Nii, kust tuleb heli? Aastaid on ju, oleme isegi, eks ju, oma selle ajakirjas Digi ja Digigeeniuses andnud hinnanguid sellistele asjadele nagu soundbar. Oskad sa öelda, kas soundbar, kas see on lihtsalt selline hea minimalistlik asi, kui sa ei viitsi koju omale mingit, selja taha mingit kõlareid ja asju panna? Aga ta on ju nagu iga universaalne asi, et ta nagu teeb oma töö ära, aga ega ta mingi ju, high-end kontsertlahendus ei ole. On mul õigus? Jah, sul võiks ikka eraldi olla kuskil ikka, kui sa sellist asja tahad, siis eraldi bassikõlar ja eraldi nagu külje peal kõlarid ja see on tegelikult ju lihtsalt sellepärast, et see soundbar, et miks see kuju ka üldse selline on sellepärast ikkagi, et teleka alla kuskile riiulisse sul on üks asi ja ta kindlasti on üldjuhul parem kui see, mis teleka küljes on ju, aga lihtsalt seal on sul on selline, ta teeb mingit asja, teeb okeilt, aga ta ei ole kindlasti see, kui sa tahad nagu mingit täiselamust. Ja EX30 on soundbar. Juhi seal esiakna ees on suur, muidugi on ostetud kirjad peale, et Harman Kardon. Kas sealt Harman Kardoni tehasest tuleb, raske öelda, aga sorry, näppisime, mis me seal näppisime, et muidugi oma uudised kuuled sa ära ja oma 5- ja puuluubi kuulad ka ära, aga Volvot on ju viimastel aastatel olnud need XC90 ja XC60, seal on need Power Wilkinsi tohutud tweeterid on seal keskel ja hästi hea heliga autod, siis EX30 vähemalt see standardlahendus, mis seal praegult oli küll ikkagi, poisid, siin me nüüd küll näeme, kus te kokku hoidsite. Ei ole hea heli. Sorry, ma ei tea, võib-olla kui istuks mingi audiofiil ja seal see heli kõrguste ja sageduste reguleerimiseks oli päris palju nagu selliseid erinevaid sagedusalasid, mida sa said muuta. Ei olnud lihtsalt see mid, bass, mid ja treble, vaid olid need mingid sagedusvahemikud, et võib-olla sealt oleks välja võlunud mingi tohutult hea heli, aga meie oma oskustega sa ei suutnud, et ma ei tea, võib-olla on lisavarustuse nimekirjas kuskil on äkki, et saad ka vähemalt, et võiks siis ka taga olla mingi soundbar. See on just see, et sul tuleb kõik see eest ja see kõik jääb kuidagi nagu selliseks imelikuks. Et jah, aga hindade mõttes jah, et hakkab 39 000 ja kui ma praegult siin kiirelt spekkisin kokku kõige kallima, ehk siis see twin motor, veel äge, seal oli erilist värvid, kollane värv, võtan suured väljed, sisuliselt siin saab veel soojendusega istmed ja rool, lisan 57 000 on see, mis sa siin nagu maksimaalselt selle auto peale saad kulutada, siis võib-olla lased ka endale veel, eks ju, pakkumise teha ja siis võtad veel riigi toetuse ka, sest see mahub sellesse hinnaklassi, et saab riigi toetust ka. Aga jah, aga kui ma võtan selle mõistliku, ehk siis pika range'iga tippvarustuses, pika sõiduulutusega, räägime korrektselt,
siis see auto hind on umbes 50 000 eurot. Et ta ei ole nagu, aga lõppkokkuvõttes ikkagi, kui ma mõtlen, et mis siin konkurendid nagu see suuruse mõttes, et nagu ID3 või Kona EV on tagaistmel nagu rohkem ruumi, et ta on nagu pikem auto natuke, et me selle autos kolleeg Tõnu Ojalaga mõtlesime ka neid konkurente ja guugeldasime ja kuna need iga jumala firma teeb mingi oma auto omasse autoklassi, et paljud olid ikka juba 4,4 meetrit pikad autod, mis on täpselt see mingi 5, annab sulle sinna tahaistmele mingi 5 sentimeetrit juurde ja see juba päästaks. Aga kui sa mõtled, tegemist on Volvoga, mis on pigem ju, eks ju, nagu selline premium bränd ja võrdledes konkurentidega, siis ma ütleks täiesti okei hind. Mitte odav, aga nagu miks mitte. Nüüd lihtsalt tuleb oodata, kuni siin Eestis tema auto jõuab ja loota, et täna küll läks sulale, aga annab siia veel mõne tutskema külmakraadi, et teha ära see vana hea, et kas ikka -15 Tartusse saab. No jah. Näidati ka EX90 lihtsalt niimoodi salongis, ka väga kihvt, väga palju imelikke ja toredaid lahendusi. Ma tahtsin lihtsalt ühe ära mainida. Et sul on nagu päevatuled, mis on sellised nagu hästi suured pikslid ja seal demonstreeriti, põhimõtteliselt need nagu siis seal klaasi taga liiguvad eest ära ja selle tagant tulevad välja siis täistuled, mingid jõkrad leedid. Ja mul on selline, et hästi kihvt, igal show'l saad näidata ja esitlusel ja klientidele näidata, et vau, tulede sees käib mingid füüsilised asjad liiguvad kuhugi. Aga kas see on nüüd nagu teadlik õelus, või nagu äri, et sa saaksid 5 või 7 või 8 aasta pärast neid uusi tulesid müüma hakata? Sest ma ei kujuta ette, et tuli asub ju, kui ta asub kuumas kliimas. Okei, seal tõenäoliselt päevasel ajal keegi täistulesid ei pea kasutama, aga ma ei tea, -20, -30. Kogu see asi peab kogu aeg liikuma, ütleme, see tihti maanteel. See liikumine seal tule sees, temperatuuride erinevus, kõik need tolerantsid, et nad teevad nagu kihvti lahenduse, aga nad ise, võib-olla, jutt ei ole ainult Volvos, siin on teistelgi, ma ei tea, vist Range Roveril sul tuli joogitopsi hoidja tagaistmel tuleb ka elektrilisena kuidagi hästi peenelt välja. Mitu korda mitu testi need asjad läbinud on, et nad saaks öelda, et jah, poisid, selle paneme töösse. See küll katki ei lähe. Vaat see on pigem see, et eks sul, selle auto juures sul peab olema, miks sulle näidati neid tulesid, sellepärast, et aga mis sa seal siis näitad? Et selles mõttes see asi ongi, et isegi kui sul on nüüd elektriautot, siis kõigil on ju 90% on ju samad asjad, lihtsalt ongi natukene ruumi sinna, ruumi tänna, mis on hind, mis ei ole hind ja et siis ja tahaks midagi ägedat näidata, midagi, mis jääb ka meelde, on ju. Need tuled jäid sulle kohe meelde. Aga jah, et tõesti mingid mootorid, mingid hammasrattad, mingid asjad seal kogu aeg liiguvad, et see nagu pikas perspektiivis ei kõla hästi. Muidu üks asi, mis ma lihtsalt nädalavahetusel märkasin, oli see, et kõndisin mööda ühest suuremast ehitusplatsist ja nagu ikka on ehitajad on enda autot sinna kõrvale parkinud kõik. Ja siis ma sain aru, et okei, seal nagu ikka oli üks mopeedauto ja ülejäänud kõik olid XC90. Siis ma sain aru, et okei, et see on nüüd uus ehitajate auto, et vanasti oli see X5 sul seal neil ehitajatel. Ma sain aru, et XC90 on põhiasi nüüd uus ehitaja auto. Vaat, aga X30, et kui tundus, et on see auto, mis teil elus puudu on, siis on täitsa Eestis olemas ja võib-olla saab ka juba sõita. See on sümpaatne, lihtsalt ma ütlen, et hästi raske ongi selle elektriautoga, mul seal mitmed sõbrad ka, ma tegin Instagrami postitusi, kuidas on siis, kuidas on? See on ilus on, kõik on siin väga, väga sümpaatne, siuke Volvo disain seest ja väljast, aga mis ma sul rohkem oskan öelda, et 3. käigul on natukene nagu pöörete vahemik vale või et hästi hea hääl on või sõidab ju. Võt, aga tõmbame siis otsad kokku ja siis saate saadet kuulama hakata teie. Aitäh, et olite. Kupra garaaž on avatud. Tule ja koge teistmoodi tunnet teistmoodi autosalongis. Oled oodatud, isegi kui sa ei sõida veel Kupraga. Meie hubane atmosfäär, stiilne interiöör ja meeleolukas muusika on kõigi jaoks. Sõida läbi Kupra garaaž, Sõpruse puiestee 170 Tallinnas.